Suur tänu, 1 minutiks saab sõna proua Mikko. Kallid kolleegid, Moldova delegatsiooni juhina tahaksin rõhutada Ukraina rolli Euroopa Liidu stabiilsuse säilitajana. Transnistria külmutatud konflikt on külma sõja jäänuk Euroopas. Lisaks Venemaa vägedele hoiavad sealset separatistlikku režiimi võimul tulud salakaubaveost. Ukraina valmidus koostööks Euroopa Liidu piiriabimissiooniga on aidanud ebaseaduslike võimurite lahkumist lähendada, vähendades Transnistria režiimi eelarvetulusid kolmandiku võrra. Ma toetan volituste andmist nõukogule uue laiendatud lepingu sõlmimiseks. Kuigi kaugel ideaalist, on Ukraina ometi teinud edusamme inimõiguste austamise ja õigusriigi laiendamise suunas. Konflikti peaministri ja presidendi vahel lahendatakse Kiievis demokraatia raames nagu Euroopasse pürgivale riigile kohane. Saamaks Euroopa Liidu tõsiseltvõetavaks liikmekandidaadiks peab Ukrainas tugevnema kodanikuühiskond ning kindlustama meediavabadus, suurenema kohtute sõltumatus ning elunormiks saama demokraatlik järelevalve. Need eesmärgid olgu tähtsad nii Ukrainale kui meile kõigile, kes me Euroopa Liidus Ukrainaga suhtleme. Tänan härra Kaminskit hea raporti eest.